esimesed jõulud. Ruttu megakaubakasse. Kohe algab jõuluõhtu Kingimäe loos. Mida veel? Kui see üle tee naaber oma hoovi veel ühe multika tegelase paneb, pean vist mina välja tooma täis puhutava jõulupõdra. Kris, ma tõin su jääkassid Kingimäele ronimiseks. On see alles üks segane põhjapõder. Mis siin ometi toimub, Crispin? Ema, me läheme jõuluõhtu Kingimäe loosile. Just nii, proua Quantum. Kris võib võita ettama paneva kingikuhja, millest iga laps nende jõulude ajal unistab. Kris, enne kui sa lähed, paned äkki sündimistseeni üles? Aga ma juba panin jõuluvana ja päkapikud ja lumememmed, rääkimata 300 meetrist lambikestest. Ja nurmkanast pirnipuul. Ja seal pole kusagil ka ruumi selle jaoks. Pealegi on see tühi asi. See kuuristseen oli lihtsalt jõulukaunistus. Tšau, mamps! Üks sõna alguses, üks sõna ilmale, üks lugu, kus tõde on see superraamat. Oosianna, see sõna hoia meid. Oosianna, see sõna hoia meid. Kes viimasena jõuab, on lumemömm! Mina igatahes küll mingi lumemömm ei ole. Lase nii edasi, Christopher Quantum, ja varsti pead jõuludeks uut robotit paluma. Enne, vaata kui lahedad asjad. Ma tahaks Tobile kitarri ja täidi tarsida seda ilusat mikserit. Jeffi, ma ei tea see. Ma kardan, et meil on sel aastal natuke väiksemad jõulud. Need asjad on väga kallid. Anna andeks, kallis. Hei! Kes nüüd lumemömm on? Tähelepanu, megakaubaka kliendid! Kui lumemees jääpurikas võtab loosiratast teie numbri, saate võimaluse ronida Kingimäele. Kui jõuate üles enne, kui kepikommistopper 0 jõuab, võidate endale kõik imelised kingitused kuldsest jõulukorvist. Ja võidupilet on 2, 3, 4, 6, 3. Ma võitsin! Joy, Robbie, kõik need kingid on minu! Vaat need ongi õiged jõulud! Superraamat! Hei! Mu võidupilet! Superraamat, ma ei saa praegu minna! Ma pean Kingimäele ronima! Ma viin teid tunnistama kõige tähtsamat andi, mille maailm iial on saanud. Robbie, kus me oleme? Väga kõvade põrandate maal. Püüame massi sulanduda, kuni asjale pihta saame. Millele? Rootsi lauale või? Hei, teenrid! Tooge kuningas Herodesele toiduvaagnad. Kähku!
Teie külalislahkus teeb meile suurt au, kuningas Herodes. Ja teie teete mulle au oma kohal viibimisega. 3 hommikumaa tarka on tulnud nii kaugele. Haruldane. Mis teid Jeruusalemma toob? Kus on see juutide vastsündinud kuningas? Me nägime tema tähte tõusmas. Ja oleme tulnud teda kummardama. Ehk oskavad mu preestrid teid aidata. Jah, nii on tõesti ennustatud. Valitseja sünnib Petlemas. Betlem on väike linn siit umbes 10 kilomeetrit edelas. Petlemas? Kui huvitav. Mu sõbrad, küllap olete pikast teekonnast väsinud. Aga kui olete puhanud ja maitsva roaga keha kinnitanud, minge ja uurige täpselt välja, kes see laps on. Ja kui te olete ta leidnud, teatage mulle, et ka mina saaksin minna teda kummardama. Juutide kuningas, Eial. Kui nemad seda last ei leia, lasen oma meestel otsida. Tähendagu see kõigi viimase 2 aasta jooksul sündinud poisslaste kokkukogumist. Ükski minu riigis sündinud laps ei tule minu võimu nõutama. Mis me nüüd teeme? Mis me teha saame, Joy? Paistab, et superraamatul on mingi mõte. Kus me nüüd oleme, Robi? Otsige varjas. Vabandust, kas te saate aidata? Mu naine ootab last. Me peame tormi eest varju leidma. Mu geosensorid näitavad, et just nende kaljude taga on väike koobas. Ma juhatan teed. Mina olen Joy, tema on Chris. Ja meie kartmatu teejuht on Robi. Ei, oksaraak. Lihtsalt oks. Vale häire. Lähme edasi. Robi on uudishimulik. Kuhu kõik need inimesed rändavad? Kas teie pole kuulnud? Kõik on kutsutud tagasi oma sünnikohta. Keiser Augustus, Rooma valitseja, andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. Mis tähendab üles kirjutada? Ta nimetab seda tsensuseks, et oleks teada, kes kõik on ja kust nende pered pärinevad. Oh! Mis sa arvad? Ma ei tea. Kas nemad võivadki olla need, kes saavad lapse, kellest kuningas Herodes rääkis? Maarja, Joosep ja laps Jeesus. Oh, päris nemad. Noh, need sellelt sündimistseenid, mille ema käskis kodus kokku panna. Uskumatu ongi nemad. Chris, kas nad võivad aimata, et inimesed mäletavad neid veel 2000 aastat hiljemgi? Me peame homme Petlemma jõudma. See oleks soovitav küll. Mu mediskänner ütleb, et Maarja on peaaegu valmis lapse saama. Pane oma mänguasi ära, Robi. Maarja, sa olid vist päris õnnelik, kui sa tead, et oled, saad emaks. Selle kõige rõõmsama uudise, mille olen iial saanud, tõi mulle kõigepealt ingel. Ingel? See oli mu vanemate kodus. Äkitselt oli valgus, heledam kui ükski, mida olen näinud. Heledam kui päike. Ära karda, Maarja. Sa oled leidnud armu Jumala juures. Ja vaata, sa jääd lapseootele ja tood ilmale poja ja paned talle nimeks Jeesus. Tema saab suureks ja teda hüütakse kõige kõrgema pojaks. Ja issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusele ei tule lõppu.
kuidas see võib juhtuda, kui ma ei ole mehega olnud? püha vaim tuleb sinu peale ja kõige kõrgema vägi on varjuks sinu kohal. Seepärast hüütaksegi püha, kes sinust sünnib, Jumala pojaks. Sellist asja juba iga päev ei kuule. Alguses olin ma pahane, kui Maarja käima peale jäi, sest me ei olnud veel abielus. Aga ingel tuli unes minu juurde ja andis mulle kinnitust. Siis teadsin kindlasti, et Jumal tahab, et meist saaks mees ja naine. Vabandage meid hetkeks. Joy, need on kindlasti nemad ja kui Herodese mehed meid leiavad, on nendega kööga. Ei tea, kuidas kuningas Herodes nii suurest riigist ühe väikese beebi üles leiab. Kas mina olen ainus, kes siin loogiliselt mõtleb, Joy? Tsensus, ta sõdurid saavad teada, kes keegi on, kes lapsi saab või on 2 aasta jooksul saanud. Maarja ja Joosep pannakse sellesse nimekirja koos oma lapsega. Oh ei, nad juba teavadki, et me oleme siin. Robi, tee kaugtermoskanneering ja uuri, kui palju inimesi selle mäe taga on. See näitab, et seal on sadu. Sadu! Näed, Joy, sadu! Jah, Chris, sadu! Lambaid otse selle mäe taga. Ja karjased veel peale selle. Karjased. Maailma kõige ohtlikumad mehed. Kas nüüd said rahu, Chris? Aga need oleksid võinud olla sõdurid. Peame valmis olema. Superraamat ütles, et me saame olla maailma suurima Anni tunnistajaks. Ja ta rääkis tema lapsest. Kui teil Petlemas sugulasi pole, minge edasi. Siin ulualust ei ole. Joosep, kas sa ei karda? Noh, Maarja ja lapse ja kõige pärast, mis toimub? Jumalal on meiega plaan. Liikuge edasi. Ma ütlesin, siin ulualust ei ole. Võib-olla tõesti. Liikuge edasi. Aga Herodese plaan teeb mulle ikka muret. Kuidas, palun? Vabandust, ei midagi. Joosep, mis siis, kui sa eksid? Kui Jumal ei tulegi appi? Chris, sa ju kuulsid, ta ütles Maarjale, et tema poeg valitseb kuningana Jaakobi soo üle igavesti ning tema valitsusel ei tule lõppu. Nad ei kuula meid, pole mõtet üritadagi. Chris, ära ole nii paranoiline ja mõtle ometi üks hetk. Mõelda, millest? Kui uskumatu see kõik on. Tahad rääkida Annist? Vaata meid! Superraamat andis meile esirea piletid kõige esimestele jõuludele. Sellest see püha tekkinud ongi. Oh jäta, kas need on siis jõulud? Jaa, kus on pidu? Kus on jõulupuu ja ehted? Ja jõuluvana? Meie ületee naabril on ka kõigida jõulukaunistustega palju rohkem jõulumeeleolu, kui ma siin tunnen. Poisid, te ei saa vist asja mõttest aru. Aga mulle meeldib jõuluvana. Jaa, Rudolf. Jaa, ei tea, mis jõulud need Joyl on. Just. Oho, nüüd tuleb jama. Kas see on sinu naine? Siin pole mingit probleemi. Kõik on korras. Hästi. Millal ta maha peaks saama? Varsti. Küsige tee viimasest telgist. Kuulsin, et neil on ruumi. Eks saate ööd seal olla. Aitäh.
roomlased teavad, kus ta on. Kris, tõepoolest, Jumal ei lase oma poja sündimise juures midagi halba juhtuda. Mitu korda ma pean ütlema, et mu tuba on juba täis. Ma ütlen Maarjale. Kuidas te võite nad minema saata? Nad saavad lapse täna. Palun, ma ei taha julm olla, aga rändajaid on nii palju, et kõik on täis. Mul on seal taga ainult laut järel. Laut? Selle künka juures. Te võite oma perega sinna minna. Tahad, et maailma päästja sünnib laudas? Siin tehakse ajalugu, härra. Võiksite tõeliselt kaasa mängida, aga selle asemel... Seal on seinad ja katus. Tahate seda või ei? Kas te teate, kes Maarja ja Joosep on? Laps, kelle nad saavad on... Kas ma räägin mingis võõras keeles või? Me võtame selle. Kas siin sünnibki Jumala poeg? Joy, Kris! Laps, ta on tulemas. Eesli seljas on tekke ja meil on vaja puhast vett. Kris, kuhu sa lähed? Ma ei tea. Otsin oja või järve või midagi. Ma ei taha minna kaevule linna, kus on sõdurid. Milles asi, Kris? Kas see kellelegi peale minu muret ei tee? Mis? Vee otsimine või Maarja ja Joosep? Ei, kõik see asi siin. Ma tahan aidata, tahan uskuda, aga kui Maarja toob tõesti ilmale Jumala poja, miks Jumal siis meid üldse ei aita? Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas päästja, kes on Issand Kristus ja see on teile tunnustäheks. Te leiate lapsukese mähitud ja sõimes magavat. Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel. Kas sa kuuled? Jaa, mis see on? Tulge! Me oleme tagasi ja meil on seltsi. Meil ka. Jeesus on sündinud. Laske teda imetleda. Joosepil oli õigus. Jumala plaan saigi teoks. Hoopis teisiti, kui kõik arvasid. Aga just nii, nagu Jumal kavatses.
selles on armastus. Ei, mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Veel kord, võidupilet on 2, 3, 4, 6, 3. No, kas sa ronid siis Kingimäele? Tead mis? Kõigil jõuludel, mida mäletan, olen tahtnud seda teha. Mul oli see kõige tähtsam, see, mis on jõulude sisu. Aga ei ole. Häid jõule! Veel üks kord. Võidupilet on 2, 3, 4. Mina, minul on. Ma ronin Kingimäele. Kas on ja nüüd jõudsid küll ruttu kaubamajast tagasi, Kris. Unustasid midagi? Ei, pigem meenus mulle midagi ema.